head vaatajad vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid. Ja täna me kõneleme väga suures mahus loomingust ja väga mitmekülgsest loomingust ja muidugi rahvaloomingust eeskätt. Tere tulemast, Anu Raud. Tere. Ja ma tükk aega pingutasin oma aju, et mõelda, mida panna teile tiitritesse, kuna te olete olnud õpetaja, vaibakunstnik, kirjanik, muuseumi asutaja ja ka muuseumi pidaja praegu, talupidaja, loomapidaja, kui nii võib öelda. Ja ma mõtlesin, et ma ikkagi tituleerin teid niimoodi, et rahvakunstnik ja õppejõud. Kas selleks enam-vähem pihta? Rahvakunsti huviline või rahvakunstnik ma ei ole, need olid need Tiit Kuusikud ja niid. Ma saan aru, jah, see oli see teeneline rahvakunstnik, aga mina mõtlesin pigem seda inimest, kes teeb oma kätega rahvakunsti. Koob vaipu. Ja, koon. Ja, kobelääne, mida saab seina peale riputada. Täpselt. Ja kõike sellist värki. Ja. Ja sellest kõigest me kohe ka räägime, aga mis mind ennast kõige rohkem muidugi on võlunud, on see teie kirjaniku Anne. Nüüd on tulnud kokku, me enne saadet arutasime vist juba rohkemgi kui 7 raamatut, erinevate stiili, erineva sisuga raamatut, aga mis inimestele nende raamatute juures meeldib, on selline lihtne keel, aga samal ajal sügava mõtteline keel. Võib öelda filosoofia ja ma loen siit raamatust, mis mulle endale väga meeldib, see on pealkirjaga 6 ruuduga aken. On selline raamat, pealkiri viitab siis vanaaegsele aknale, siis oli ju klaas oli kallis, ei saanud väga suurt klaastahvlit panna aknale, pidi tegema aknale väikseid ruute. Ja siit ma loen ühe väikese lõigu. Roheline karjamaa ja lammaste pesemine ojas või meres. Lambarauad ja pügamine, villatalgud, kraasimine ja ketramine. Lõng tuleb pehme ja peenike. Kirikukinnaste jaoks saad veel peenemat lõnga, kui märjale lõngavihile kuivamise ajal kotiga raske kivi külge seod. Värvimine. Kusetoober lauanurgas. Sinine silmakivi. Palu ristiinimene, et lammas sünniks sinine. Siis poleks lõnga värvimist ega naistel kuse korjamist. Vaat nii. Ja siin tuleb veel hulka kirjeldust, kus kohast erinevaid värve loodusest võimalik saada. Ma saan aru, et see rahvapärane kirjeldus nüüd on seotud Kihnu saarega. Ja. Ma olen palju käinud, 12 aastat järjest käisin õpilastega Kihnus praktikal. Ja see oligi siis niisugune asi, et mina otsisin ilusaid vanu asju, mida nad joonistaksid, mis me tegime ise ka kudusime seal ja need värvimised, neid on just õpilastega proovitud. Ja see on niivõrd põnev, et kui ütled, et iga üks värvigu 3 erinevat, siis nad tõenäoliselt värvivad 30 erinevat. See on niivõrd põnev, kui sa hakkad proovima ja katsetama seda taimevärvi maailma. Meie käsitöökogudes Eesti Rahva Muuseumis on ju säilinud nii mõndagi ja see kõik on väga värvikirev. Nii et meie ettekujutus, Kivirähk on kirjutanud raamatu November, mis on väga hall ja üksluine, ka film on suhteliselt hallitooniline, aga tegelikult oli elu ikkagi kirev. Vanarahva elu, eks ole, värve oli. Oli värve, aga päris need looduse värvid või taimevärvi aegne, mis oli siis 19. sajandi vähem kuskil lõpuni. See on umbes selline, kui üks äge külm oli maast üle käinud ja võtnud ära kõik klorofüllid ja maasikapunased põsed ja muud värvilised lillekesed ja jäävad järgi samblad, rohekad, pruunikad, kollakad, kõik need ilusad värvid, mis alati omavahel väga harmoneeruvad, sobivad kokku ja muidugi siis tulid niisugused üle mere toodud juba nii linnvärvid või siis ka sellised üllatus, näiteks Muhu säravad kollased miinikollane, täpselt. Kaabid miinikollast natukene, saad väga särava kollase seeliku. Esimese maailmasõja käigus jäänud laskemoona ja selleks ka põhja ühte kui teist, kust siis saadi seda ja ma saan aru, et siis sellest tuligi see sõna otseses mõttes miinikollane. Oligi, ja väga ilus kollane. Väga ilus kollane.
Ja Kihnus jällegi, eks nad said üle mere ka, on niisugused sügavad veinipunased, ka lillad, roosakad, rohelised, ikka hästi särav. Ja kõige õigem asi ongi, kihnlane vaatab alati, et milline värv teise kõrvale sobib ja et üks värv tõstaks teist, näiteks punane roosat ja valge roosat, et see kullane rohelist, et need on alati kõrvuti, sa võid mitukümmend seelikut läbi vaadata ja need naabrid on ikka need alati. Värvide kokkusobivus on kahtlemata väga tähtis, aga Kihnu on selles mõttes tore koht, et seal on see rahvapärimus väga elus, igapäevases kasutuses on need rahvariided ja nii edasi, aga ise te olete ju pärit hoopiski Viljandimaalt, nii et täitsa mulk. Täitsa mulk. Jah. No, mul on ka see särav siin, paistuseelik, aga Kihnus on palju, võib-olla rikkalikum see erivärvid koos pandud, rohelised, kollased, sinised, lillad kõik ühes kördilapis koos. No võib-olla siis nappus teeb äkki inimesed kuidagi leidlikuks, sellepärast, et mulgid me teeme ajaloost on olnud küllaltki nutikad ja jõukad, et neil on olnud siis värvi võtta, aga mitte ei ole vaja olnud miinikollast panna. Või ma natuke liialdan? No kuidas kui mulgist mõelda, siis ma arvan, väga paljud mõtlevad, et musta kuuega ja kahapuu. Nagu see tikutapsi mees. Jah, just niimoodi. Tikupoiss ongi see mulk. Ja siis need ilusad rüüd ja mustad, valged rüüd all ja mustad kuued peal. See on mulk. Muide, ma olen mõelnud, et presidendi auvahtkond võiks olla sellises riietuses, mitte seal lapilised sõdurid, aga sellised mulgikuubedega, vähemalt Ilvese ajal oleks olnud täiesti konteksti sobiv. Aga see selleks, et esivanemate talu, Kääriku talu on see, kus te elate, tegutsete. Noh, ei ole ju kogu aeg tegutsenud, vahepeal on ju elu viinud ka Tallinnasse, aga ma saan aru, et süda kuulub ikkagi Viljandimaale, juured on ikkagi seal. See talukoht, see on mul, ma tõesti lapsest saadik väga armastan seal. Mäletan kive ja mäletan puid ja mõned puud muidugi on nii suureks kasvanud ja maha saetud, aga väga oluline on see koht. Ka jõgi, jõekäärud, mälestud, lapsepõlve mälestus, kalal käimine, vähjul käimine, lõkete tegemine, selline lapsepõlve. Ja see niisugune maailm tuleb nendes raamatutes välja. Millises raamatus ehk kõige rohkem selline lapsepõlve maailm välja tuleb? No see võib-olla selles Heakarjases, sellepärast, et lapsena ma väga armastasin, alati on koerad, kassid ja kui me läksime sinna maale, meil oli üks naaber, kes elas vanas Mõisamoona majas ja siis me kohe vennaga läksime, tõime endale vasika või siis võib-olla jänesepuurid ja jänesed ja kogu aeg oli seal loomadega tegemist. Ja siin on just see looma ja inimese suhe ja no seal esikaanel on ka teie koer. Ja, minu koer Mutta on. Mutta on ta nimi, jah. Nii. Väga hea, seda tasub siis lugeda nendel, kes tahavad saada natukene aimu sellisest loodustunnetusest, mis on kaasas teiega lapsepõlvest saati ja sealt ju tulevad kõik need värvid, motiivid, aga teadlikumalt võib-olla siis õppetöö käigus toonase nimega Erki Riiklik Kunstiinstituut, mille te lõpetasite 60ndate lõpus ja just 67. Ja enne seda ju tegelikult, kui te õppisite Tallinna 22. keskkoolis, ma nimetan 2 nime, kes seal lõpetasid, Toomas Lepiksaar ja Kaljo Põllu. Ja Kaljo Põllu, kes on näinud tema graafikat, teab, et see läheb tagasi soome-ugri juurte juurde, isegi mitte pelgalt Eesti juurte, vaid täiesti soome-ugri juurte juurde. Ja seal me võime minna nende Äänisjärve kaljujooniste juurde, ma arvan. Ja neid motiive ma olen näinud teie loomingus ka vaipades, sellist nagu sellist kaljujooniste, mingisugust niisugust motiivistikku. Ma arvan, et kes Kaljo Põlluga koos käisid, aga Kaljo Põlluga mind lausa õnnistati, kui ma olin algkoolis,
seal Lillekülas 8. mitte täielik keskkool või kuidas teda nimetati. Läksin, kes oli mu joonistusõpetaja Kaljo Põllu. Siis ma läksin 22. keskkooli ja seal oli ka kunstiring ja kõik. Vaatasin, kes on õpetaja, Kaljo Põllu. Ja siis, kui me läksin kunstiakadeemiasse, siis me olime mõlemad seal kolleegid ja õppejõud. Ja siis ma läksin ka Kaljo Põlluga seal ekspeditsioonile ja täpselt need Äänisjärve neid Kalju jooniseid olen ma kopeerinud, nii nagu lapsed vahel kopika kopeerisid või kontaktkoopiat tegid ja neid ma olen käputanud nende kivide ja kaljude peal küll ja nendest kontaktkoopiaid teinud ja jäljendit võtnud. Mul on see väga tuttav tegevus, et kui ma olin laps, mulle meeldis ka kopikatest teha koopiaid, võtsin sellise paberi ja pliiatsiga hakkasin pealt tegema 5 kopikalisest, väga ilus koopia tuli, täitsa nagu raha, mine või pooli. Ja vaat neid 5 kopikasi kaljuse jooniseid ja pikakaelaga luikesid ja põtrasid ja paadimehi olen ma kopeerinud koos Kalju Põlluga. No järelikult see on täitsa käes. Missugune võis olla see? Mina olin siis noor õppejõud, aga sellepärast meil hästi klappis, et kuna ma väga armastan maal olla ja ikka olen küsinud ja tean maatöödest ja eludest, et ma saan inimestega hästi kontakti. Ja kui me käisime seal Koola poolsaarel, siis vaatamata sellele, et ma ju ometi saami keelt ei osanud ja et ma sain nende inimestega kontakti ja siis see kontakti inimene oli oluline, nii et ma kuidagi sain nende käest neid asju kätte, mida joonistada, mida vaadata ja siis meil oli ikka väga huvitavad olid need ekspeditsioonid. Te olete ise öelnud niimoodi, et kunst peab püsima rahva juures ja võib-olla nendel ekspeditsioonidel seetõttu see inimene oligi väga tähtis, et üks on see Kalju joonis, aga teine on, kuidas inimesed seal elavaks elavad. See elamine ongi omajagu kunst ja kogu see ilus elu. Ma mäletan, kus me seal Seidjärve ääres olime, kui need laplased olid oma püstkodades ja tirisid siis ürgvanade kalapüügivahenditega või sellise siiavõrke veest välja kinkisid meile neid elavaid ja värskeid siiakalasid ja kõik see oli tundralaed ja tundra niisugused tundralagi ja need Kalju praod, mis olid värvilisi lilli täis ja kuidas me käisime ja mäekurusid seal ületasime. See kõik oli kuidagi väga vägev ja inimesed olidki seal vahel ja tulid toime ja kõndisid ja oskasid ennast pakase eest talvel kaitsta. Vägev. No seal on meie rahvakunsti juured, aga üht-teist on tulnud ju vahepeal ka juurde, uusi kihistusi on tulnud juurde, et kui neid kirjeldada, neid kihistusi, mis on meile juurde tulnud nende aastasadade jooksul, mis on Eestile ainuomane? Näiteks ma mõtlen ise, mul on üks vaip ahjusoe. See on ikka väga oluline soe, see ahjusoe. Ja kui sa lähed kuskilt krudiseva lumega talvel ja kõnnid ja suitsud tõused püsti kuskile uksest saad sisse ja kui pliidi all on tuli ja tuli on pliidi all ja siis sa lähed kambrisse ja paned selle selja vastu soojahju, et see on nii oluline. Ja näiteks üks seesamane ahjusoe vaip, seesama ahjusuu ja ahjusuu seest paistavad hõõguvad punased söed, mis on rahvuslike mustrimotiivide kujuga. Seda ma terve see talv, ma arvan, iga päev kütsin, iga päev vaatasin neid hõõguvaid süsi seal ja see on niisugune üks põhielement. Ega nad moodustavad küll huvitavaid mustreid. Ja moodustavad huvitavad mustreid ja kui ma nüüd nii looduses käin, et mul on ju väga palju neid motiive, et mu vaipade peal on aknaid, olgu 6 ruudukahket, isegi mitmel vaibal, ahju, uksi, põrandalaudu, kõik see sama lausa see taluilu või need elemendid on seal sees. Kui sa lähed metsa, lähed uksest välja, kuidas see kuusik on ja see kujundi otsimine on just kui
ilujahil käimine või selle kujundi otsimine ja siis vahel õnnelikult leidmine. Ja ise arvan, et mul ongi kokku pandud siis see loodus ja see talu või maaelu selles maastikus ja need on kuidagi kokku seotud, mis ongi põhiline või Eesti omane. Nii et Eesti maastikud ja taluelu, paikne taluelu, loomad ja aastaaegade vaheldumine ja see meie külm talv ja lumi. Ja need kõik on olulised minu jaoks. Aga lumehelbes on ka väga huvitav kujundi meister, kui seda lähemalt vaadata. No eriline, seal ongi Räitsaku kiri ja see, me oleme kirjaoskajad õnneks, aga mõned, kes on väga head kindakirjaoskajad, et need Räitsaku kiri, helbekiri, lumehelbekiri, need on niisugused väga, väga olulised kindamustrid, kindakirjad. Nii, 60-ndatel juba siis tegutsesite seal ERKis, aga edasi hakkas ju õppejõutöö ja siin ma olen kirja pannud, et Eesti Kunstiakadeemias aastal 72–95, edasi näiteks 94–2001 Viljandi kultuurikolledžis ja 2001–2006 Eesti Kunstiakadeemias. No see on väga pikk karjäär, aga ma usun, et selle karjääri üks rõõmsamaid momente ehk on olnud see järjepidevuse kandmine, sest et tollel ajal olid ju elus veel need inimesed, kellel omakorda oli meeles see päris rahvuslik käsitöö. Ma räägin 60-ndatest, 70-ndatest. Just. Aga see ongi, mida ma veel sõnaga puudutanud ei ole, et kui ma lõpetasin, tegin oma diplomitööd 66. aastal, samal aastal, kui sündis rahvakunstimeistrite koondis Uku. Ja minu juhendaja Leila Pärtelpoeg oli, kes oli juba tööl seal rahvakunstimeistrite koondises. Ja siis me käisime külades, taludes, ööbisime kuskil. See oli tohutu huvitav ajajärk. Ja nagu ma lõpetasin, siis ma läksingi Ukusse tööle. Esimene tööpäev kujunes mul tööluusiks, siis sellepärast, et ma läksin oma sõprade juurde Murastesse suvilasse ja siis algas see kuulus augustitorm, mis oli siis selline, et muidugi tol ajal ei olnud telefone, millega teatada, nii et ma ei saanud kuidagi moodi sinna tööle, kus oli siis Lomonossovi tänav, see oli nüüd see tol ajal 29, kus mul need toredad kirjad kõik tulid ja kunstnike tuba oli Jakobsoni tänav 14, ma ei saanud sinna ja siis minu esimene tööpäev oli teine tööpäev, sest et see tohutu torm ja lagemurd, mitte lageraie, vaid lagemurd ja ega neid saage polnud võtta nii palju ja mehi polnud võtta. Et see oli ka niisugune eluaegne mälestus ja minul oli, võib-olla see jäi ka, et iga asi, mida sa väga tahad ja teed, et alati on mingi takistus ees ja vaat selle tee peal oli nii palju takistusi. Murdunud puid üle tee. Väga palju, jah. Aga võib-olla me peaksime natuke vaatajale sellest Ukust rääkima, mida see endast kujutas, et see oli siis niisugune rahvakunstimeistrite koondis, aga ta oli selline huvitav nähtus, pool riiklik, pool era kuidagi. No ta oli ikka kuidagi riiklik, aga ta oli selline vaba ja sellist jäika bürokraatiat sinna all ei tekkinud minu arvates. Me olime kõik üks perekond, autojuhid, kontorinaised, kunstnikud olid siis tekstiilikunstnikud, metalli ja puidu ja mis see kunstniku töö siis oli. Näiteks kui ma käisin, ja meil olid maad jagatud ja minu maad olid Setumaa, Võrumaa, Tartumaa, võib-olla Viljandimaa, see Lõuna-Eesti poolne kant, aga siis veel mereriigid Kihnu ja Ruhnu. Et iga kuu ma käisin väikese lennukiga Kihnus ja Ruhnus ja see oli niivõrd, ma ootasin neid minekuid ja igas maakonnas olid Uku niisugused Uku kontorid või toad. Kihnus ja Ruhnus olid loomulikult lihtsalt üks inimene oli seal eestvedaja ja mõni talu või taluköök. See oligi see siis, kus naised tõid oma valmis asju sinna
kokku ja siis, kui näiteks mina sinna tulin, siis mina võtsin kaasa, viisin Tallinnasse, tõin neile lõnga, niisugune. Ja ma olen nii palju mõelnud, et no mis see Uku siis oli, et üks asi äkki tuli niisugune eelista Eesti maist, aga mitte see ei olnud mitte verivorst ega mingisugune sõir, vaid see oli niisugune mustlikõne värvid, et selle niisugune vaimse poole pealt äkki hakati eelistama Eesti maist ja väärtustama ja uuesti otsima ja me saime sellise kontakti justkui nende juba eelnevate põlvedega, sest sa kogu aeg, näiteks mina kunstnikuna, ma mäletan katuseräästast alt, kus ma mingit vana tükikest leidsin, mingit ohja otsa huvitavat või mida sellest siis teha saaks või mis mingit vöökirja kuskilt ja kõik vöökirjad, mingi toreda lõikega asi. Kogu aeg käis silmad vilasid ja käisid ja otsisid asju ja kogu aeg pidi ka tegema ju vahet, sellepärast näiteks kui sa leidsid väga ilusad hobusepäitsed, aga no kui sul hobust ei ole eriti põhjust palju teha seda. Aga tol ajal näiteks oli Ukust tehtud väga ilust kohvikann. Kohvikannul käis ilust tekstiilist kohvikannu soojendaja. Praegu sellel ei oleks. Praegu on igasugused kohvimasinad juba ära tapnud selle võimalusegi teha neid kohvikanne, kohvikannu soojendajaid, aga tol ajal oli see niisugune väga tore asi. Ja kõik need... Ja sina sai need motiive pookida sellesse soojendajasse? Ja näiteks. Või et mida just teha. Ja siis olid, et muidugi ehteid tehti, silmadega preese, siis ma ikka ostsin ja tõin koju ka neid asju või hankisin endale omal ajal, aga näiteks üks Peeter Rooslaid, kes elas Ruhnus, ta tegi imeilusaid kompasse, ilusa siferplaadiga ja käsitsi kõik tegi. Sellest mulle kahju, et ma seda õigel ajal ei ostnud. Aga see kõik oli nii tore ja kui keegi küsis, et kus ma töötan, siis mul oli väga uhke tunne, et rahvakunstimeistrite koondises Uku ja ma sain aru, et ma töötan terves Eestis, et terve Eesti on minu töökoht. Ja siis tuligi välja, et need üksikud pidepunktid, näiteks teadsime, et Haapsalus tehakse imeilusaid salle või Avinurmes olid korvipunujad ja Saaremaal väga head õnnekannude tegijad, et see oli nii ja mõned eriliselt nimelised meistrid siis, et muidu teadsime, et õnnekanne tehti. Ma mäletan üks Aldi nimeline, et see meistri nime väärikus hakkas tekkima. Ohoo ja Marga Nense tegi suurepäraseid tikandeid ja Muhust. Ja need kõik osakonna juhid said aeg-ajalt kokku, kutsuti Tallinnasse. Täna oli huvitav, kui ma rongiga siia tulin, siis ma sattusin koos istuma või kõrvuti istuma piimamuuseumi juhatajaga. Ja siis me rääkisime palju nendest ja täna siis olid just Tallinnas koos omavalitsuste kas juhid, siis valdade ja külade inimesed, sellised suur mingisugune kokku. Ja võt Ukus oli samamoodi, et aeg-ajalt inimesed said kokku ja siis nad vahetasid oma kogemusi ja see oli justkui ühte usku, me olime oma rahva usku äkki tuli. Ja mis oli veel omane, et muidu saad tööd, aga see Uku pakkus näiteks, et kui keegi oli üksik ema oma lapsega kodus, ta võis kas või 1 või 2 paari kindaid kuus juurde kududa, kui ta jõudis ja ta sai niimoodi. Või siis oli vana pensionär, kes silmad kandsid välja kudus, et seal oli täismelisest kuni väga eaka inimeseni võisid olla need inimesed, kes sinna koos tegid tööd. Ja muidugi näiteks kunstnikul jälle, et me võisime nende käest küsida, uurida, selle küsimise uurimise käigus jälle saada veel midagi. Mingid töövõtteid. Väga. Ja ma arvan, et see Uku ja selle lukul oli justkui õnnistus peal, see edenes, arenes, läks edasi nii kaua. Muidugi, kui iseseisvus tuli, ta oleks ka väga
sobinud edasi kestma, aga kuidagi elu läks nii, et ei. Aga see oli alus võib-olla jälle Rahvakunsti ja Käsitöö Liidule, see võib-olla oli alus Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnale ja see kuidagi läks kõik nagu edasi selles suhtes. Nii et see vorm võib-olla polegi nii oluline, ma arvan, et see vaimsus kestab edasi nendes kohtades, mida me mainisime, aga toona see Uku looming oli väga nõutud. Ma tean, et olid spetsiaalsed kohad, kust seda osta sai, inimesed tahtsid seda osta, ei olnud ka alati nii palju, kui soovi oli. Viru tänaval oli see väga ilus Uku pood ja seal käidi vaatamas kui näitusel. Vaatasid ja prestiižne oli, ma lähen sünnipäevale, aga ostan Uku kingituse ja need Uku kingitused võis olla siis kindapaar, võis olla suurrätt, võis olla Haapsalu sall, võis olla mingi ilus punutis, korv või puuasi, et see niisugune. See oli väga praktiline ja see oli väga praktiline tolles ajas. Ja teine, mis tehti rahvariideid, tehti juba tantsu laulupidude jaoks kogu aeg. No see oli rikkalik, ilus, värviline ja jõuline ettevõtmine, väga tore. Ja nüüd kogu seda kogutud tarkust ja rikkust on olnud teil rõõm edasi anda järgmistele tegijatele oma mitmekülgses pedagoogitöös. Ja, aga selle Uku ajal, siis minul oli niisugune ikkagi selline koguja kirg ja kui ma käisin ühes kohas, teises kohas, palju sain ju ja kui paljudes kodudes ma sain käia, igal pool olid rõõmsad, kui inimesed tulid ja pakuti meile süüa, tehti voodid üles ja seal me olime ja elasime ja selle suhtes, et tol ajal see väike palk, mis mul oli, selle ma realiseerisin kõik peaaegu nende vanade asjade ostmiseks, mis praegu kõik Impteli muuseumis on, nii et mina olen investeerinud nii, et kui Jumal annab, siis võib-olla nad võivad mitusada aastat edasi kesta ja inimesed ja õpilased võivad neid vaadata ja see oli väga minule väga õnnelik ja veel, kui ma läksin siis Ajaloo Instituuti aspirantuuri peale selle Uku 3 aastat tööaastat, nii et 72 olin ma, tegin juba Voldemar Vagale kunsti ajaloo eksamit ja siis muidugi seal olid teised eksamid ka, üks tosine oli inglise keel, aga üks oli teaduslik kommunism, mis oli väga keeruline ju ära teha, aga pidi ju tegema selleks, et saada ka Voldemar Vagale ajaloo eksamit teha. Siis, kui ma läksin siis Kunstiakadeemiasse ja juhendasin rahvakunsti praktikatöid, siis kõik need kohad olid mul ju ette valmistatud, ma tundsin igalt poolt inimesi, et me võisime rahulikult minna Muumaale, Hiiumaale või Setomaale ja see oli mul kõik tunda teada ja võtsin aga õpilased kaasa ja läksin. Võrgustik oli tekkinud, eks ole? Oli. Rahvuslik võrgustik lausa. Väga hea, aga nüüd on olnud võimalus seda oma mitmekülgses pedagoogitöös edasi anda järgmistele põlvkondadele ja mul on küll hea meel näha, et rahvuslik käsitöö minu meelest elab praegu päris hästi. Elab. Ja kui mina Kunstiakadeemias ise õppisin, ma tegin rohkem seda piltvaipa, aga väga paljud tehnikad olid peaaegu ununenud, aga tänu näiteks nõeltehnika või mingisugused erilised võib-olla punutised või asjad, mis on kaugemale jäänud ja ei oska enam, et meie oleme nüüd selle Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas ei ole meil musti laike. Kõik need asjad on kellegi poolt läbi näritud, läbi uuritud, et inimesed on uurinud või oskavad teha ja see on ka üks väga tore asi, et see sai asutatud. No te panid teise aluse ju sellele erialale, see oli talukujunduse ja rahvusliku käsitöö eriala Viljandi kultuurikolledži. Esialgu oli, nüüd on natukene teistmoodi, aga see minul oli see ja hellitavalt nimetasin ma seda taluilu kateedrist ja nii ta oli ja aluseks oli ikkagi kõik see meie pärand. Nii tehnilistele või kui minust on värv, ka see Eesti esivanemate värvivalik on ka hästi oluline olnud. Must ja valge lammas ja potisinine jälle, nagu me rääkisime, need asjad koos on kõik imeilusad. Ja sest sinist värvi oli küllaltki raske hankida, aga seda kasutati.
ma olen ise näinud vanas talus, kui on sinine triip seina peale tehtud koos mingite ornamentidega. Ja no sinine vahel on nii huvitavad asjad on ju niisugused lihtsamad, et kui viljakottidega mindi veskile, siis igal talul oli oma triibuga kott, siis oli tal sinine või madarapunane triip sisse kootud, et sa nägid kohe, kus sinu viljakott on ja mis oli väga vajalik asi, et kui ootame lennujaamas kohvrid on kõik ühtemoodi, kust ma tean, äkki ma võtan kellegi teise kohvri. Ja see veskis sama lugu, et kui tulevad seal järjest kotid, et tahaks nagu õiget oma kotti saada. Ja said, kui sa tundsid oma mustrit. No, peremärgid olid teine, kui olid kuskil talgud, eks ju, suuremad siis tööriistadel ja vokkidel ja niisugustel asjadel oli kohe peremärk peal, sa leidsid selle üles oma asja või oma tööriista sellega. Aga tulemegi Heimtali muuseumi juurde nüüd siis ka korraks, et see on üks põnev koht. See on väga vana koolimaja. Tegelikult see on ju olnud vallakool aastast 1864, kui see hoone ehitati ja kui sealt see kool välja kolis, siis ta jäi tühjaks see hoone ja ei olnud nagu õiget rakendust, aga 87. aastal oli tubli kohalik mees Johannes Kokk nimeks, kes siis 28. novembril, ma saan aru, et see oli selle kooli asutamise tähtpäev, pani seal käima sellise kui ma võin öelda, Kodula muuseumi tolle aja mõistes. Ja. Kõik seal need vokid ja värgid ja muidugi kooli, seal võiks teha teist kevade filmi, ma olen vaadanud piltide pealt, et see klassiruum, eks ole, ja kõik need vanaaegsed pingid ja need on täpselt koopiad nendest endistest ja see on isegi neli õpilast on ühes pingis. 4 tindipoti auku, 4 kohta istumiseks. Ja siis juhtus nõnda, et ühel kenal hetkel, siin on kindlasti põnev ülemineku lugu taga, mida me saame rääkida, aga teie ostsite selle ära. Tänu Jakob von Uexkülli Eesti taassünni auhinnale, mille ta andis teil 94. aastal. Uexküll oli selline kõva Eesti patrioot, ta tahtis, et sellised olulised asjad jääksid meil ellu ja säiliksid ja ta nägi selles, ma ei tea, kas ta selle mõttega just andis, aga igal juhul teie tegevust ta toetas ja seetõttu ta kaudselt toetas ka selle Heimtali muuseumi. Täiesti lausa ikkagi otse, sellepärast, et selle raha ma saingi jälle õigesse kohta paigutada ja praegu muuseum elab ja edeneb ja praegu ta elab veel väga hästi, et ta on üks suure Eesti Rahva Muuseumi ihuliige. Aastast 2009, siis oli Eesti Rahva Muuseumi 100. aasta ja siis ta kinkisite kogu selle värgi Eesti Rahva Muuseumile. Noh, oli teil kindlus, et see asi säilib? Oli lootust, ega kindlust ei saa kuidagi olla, ei tea millega, aga praegu see on kõik väga hästi toiminud. Praegu loodame, et edasi ka toimib ja me oleme niisuguse õige hoolitseva tiiva all ikkagi, saame seal edasi elada ja teha. Ja mis kui oli enne, oli Heimtali vallakool, võib-olla seal oli kunagi parematel ajal 60 inimest, 60 õpilast, aga praegu käivad seal kõik kunsti, tähendab Eesti Kunstiakadeemia, tekstiiliosakond, moeosakond, vahel veel mõned teised kujutava kunsti osakonnad käivad ka, ruumikujundajad käivad tihti, siis käib Pallas seal ja muidugi Viljandi Kultuuriakadeemial on see pidev õpikoht, kust leiab mustrit, kust võib teha mingit väga huvitava asja koopiat oma diplomi või uurimistöö jaoks ja nii, et on kool missugune. Väga huvitavad kogud on seal, ma ei ole ise näinud, aga ma olen sellest kuulnud nii mõndagi, kuid ma kardan, et nad käivad mitte ainult kogude pärast, vaid nad käivad ka teie pärast seal. Kes te oskate seletada, näidata, rääkida juttu juurde? Ma arvan, et need samad asjad, mida ma ise olen kogunud ja ma tean juba seda lugu, mis mulle on räägitud ja see vast nii on ja siis ma olen palju võib-olla mõelnud ka nende asjade ja nende elude kohta. Ma saan aru niimoodi, et seal on hästi tähtis seal Heimtali muuseumis, mitte ainult vokid ja kapad, vaid just tekstiil, riided, see rahvakunsti pool, mis puutub riietesse.
ja tekstiili tõin ma sinna juurde palju, aga see Johannes Kokk jällegi kogus niisugust sõnalist mälestust palju ja kuna kool on seal, see oli kool ennem ja nüüd Viljandi või Heimtali põhikool on selle sama kooli järglane, nii et seal on väga palju ka vanu õpikuid ja kooli asju ja niimoodi. See osa ja siis mina tõin palju tekstiili, mida ma kogu aeg juba korjasin Ukus töötamise ajal ja enne seda. Ja kui omal ajal enne meie iseseisvusse tulemist me asutasime Kunstnike Liidu juurde rahvakunstikomisjoni ja see rahvakunstikomisjoniga ostsime jällegi väga ilusaid tekstiile, aga see ostja olin mina ise. Aga kui see ühel hetkel likvideeriti jälle, kuidagi, kas oli tülikas ja likvideeriti see komisjon ära ja siis ma sain ise osta need asjad tagasi. Aga osta ma sain tänu sellele, et ma sain jälle ühegi rahvuskultuurifondi mingi raha ja stipendiumi. No siis küll vedas, muidu oleks jäänud nagu kuidagi saatuse hooleks. Ja need on kõik praegu, need asjad, mis ma olen ostnud või saanud sinna, need on kõik praegu Heimtali muuseumis ja annavad värvi, annavad rikkust, annavad mitmekesisust, nii et ma võin selle üle väga rõõmus olla ja olengi. Kas koolkonnal on jätkaja ka? No võib-olla on ju otseselt, aga kamba peale, jätkatakse kamba peale, ütleme niimoodi. Ja siin nüüd ongi välja kujunenud, et see minu talu, mis on selles suhtes on tore, meie, tähendab see muuseum on Heimtali vallakool, mis asub endises Heimtali vallakeskuses ja Heimtali vallakeskus oli 4 maja. Aga see teie talu ei jää sealt ju kaugele? Teisele pool teed. Niimoodi, ei, väga aga see vallakeskuse ja ma arvan, et nii väikene maa kui Eesti, et siin ei ole üldse viisakas teha liiga suuri asju. Ja vald on nii paraja mõõduga, et sul on jõudu huvi tunda kõikide naabrite vastu, sõprade vastu, sa tunned ja hoomad seda. Ja see vald iseenesest on nii tore, siis on seltsimaja seal, vallamaja, vallakool ja vallavaestemaja. Vallavaestemaja on praegu ära põlenud, aga seda annaks ka kergelt üles ehitada. Ja siis, kui ma sain elutööpreemia, siis ma ostin veel ühe maja. See on siis Metsavahi, vana Metsavahi kordon ja Metsavahi maja. Kuna mets ja metsavahid on mulle niivõrd olulised olnud, siis ma muidugi tean oma elus need 3 metsavahti, nende perekondi, nende koeri, nende kasse ja siis ma olen ka need kõik kogunud nende mälestused, nende perekonnaliikmetega, et kuidas, mida nad tegid ja kuidas nad tegid ja kuidas Metsavahi pere aitas kaasa Metsavahi tööle ja mis töid nemad tegid ja tallasid kõrgete heina väikeste istutatud puude ümber ja korjasid ja käbisid ja korjasid. Et see kõik on nii väga ilus ja terviklik, et kui on ikka vallakeskus ja siis on ja sa võid seda mõelda, et kui suur see vald oli ja kuidas need seal inimesed käisid vallamajas ja kui minna üle tee meie maja sinna minu tallu, see talu on jällegi tsaariaegne Rida elame ja see tähendab selle mõisa Moonamaja 3 korteriga, mitu pere ja ilus kompaktne talu. Ja siis see on jällegi omaette nähtus ja kõnnid siis veel 1 kilomeetri, satud väga ilusasse Heimtali mõisa, kuhu need kui ma ei eksi, seal on kool praegu, kas ei ole nii? Ja seal ringtall oli seal ja sellesse tehti võimla sisse, eks ole? Ja täpselt ringtall ja see on väga hea arhitektuurne lahendus, seda tegi arhitekt Peep Jänes ja ta sai tol ajal ka ühe arhitektuuripreemia ja kui mul see 80. sünnipäeva näitus oli, siis oligi seal ringtallis, mis oli niimoodi, et seal käis siis ma ei tea, 7000 inimest või hästi palju. Aga nüüd ma tean seda, et te tahate teha veel ühte niisugust kunstiküüni, kui see õige nimi on, väikest. No vaat, see on niimoodi, et võib-olla tuleb nendes minu juttudes välja, kui praegu mõelda, mis minu siht või eesmärk on, et ma tahaksin igati toetada ja hoida maaelu ja maainimesi. Loodus, kodu, rahvakunst, 3 asja koos. Jah, just. Ja võib-olla see ikka suur niisugune süva armastus nende
taluinimeste ja lihtsate maainimeste vastu just sündis seal Ukus käies ja nendega kohtudes käies. Ja siis üks mõte on mul, et ma püüaksin olla oma kodukanti selliste nupukate inimeste maaletooja oleksin, aga see võimalus on, eks ma olen kunstnike liidu liige, kunstnikud, ka kirjanike, siis on Rahvakunsti Käsitöö liidu ja ka akadeemia. Naisakadeemikud on päris. Teaduste akadeemia liiged ei ole. Olen, ja siis, et kuidagi, et need inimesed leiaksid tee sinna meile maale või sinna kohta, ütleme. Muidu me oleme käinud ju esinemas Ida-Virumaal koolides ja siis Järvamaal, aga et oleks üks selline püsipaik, kuhu need inimesed tuleksid ja need maainimesed saaksid puutepunkti või kokkupuute nende inimestega, kes sinna võiksid tulla ja vastupidi, et mitte me ei lähe kuskile kooli, aga näiteks keegi akadeemik, olgu ta mis valdkonna esindaja tahes, tuleb sinna ja inimestele on võimalus tulla temaga kohtuma või teda et võt selline koht. Aga kas tavainimene saab ka nüüd suvi tuleb ja ilm läheb ilusaks? Kas tavainimene saab ka ikka sealt Eimtalist oma niisuguse kunstielamuse kätte? Võib ta sisse astuda teie? No ikka vahel võib-olla läheb natuke tihedaks suvel, aga saab. Ja muuseum praegu tulebki Heimtalis kas see oli 13. mail avatakse rahvakunstimeistrite koondise Uku näitus. Ja need Uku näidised ja asjad suures osas sattusidki Eesti Rahva Muuseumisse, nii et Eesti Rahva Muuseumi need hoidlatest sealt tulevad need asjad ja siis natuke lustlikum ja naljakam ja kui me räägime loovusest, üks asi on luua ise, aga teise panna ka rahvas looma ja siis on välja kuulutatud hernehirmutiste näitus ja konkurss. Ja hernehirmutiste näitus minu arvates avatakse 6. juunil ja siis ma arvan, et sinna tuuakse palju toredaid tegelasi kokku ja see on selline õitsev väli või heinamaa ja heinamaale pannakse neid hirmutised siis üles ja veel on soovitatud inimestel teha, et kui teed ühe hirmutise, siis võib 3 kavandit ka olla ja neid kavandeid me saame seal seina peale panna. Ja ongi, kui ma teen ühe vaiba ja müün ära, siis mul kavand jääb see endale. Aga mõned asjad on sellised, et mida sa teed ja see justkui nakkab, nagu enne sai öelda, et rahvakunstnik või rahva, et inimesed võtavad omaks ja hakkavad ka seda tegema. Nakkab, kui sõita mööda Eesti maanteid on näha, kus inimesed teevad piimapukke näiteks ja siis mingisuguseid kujusid sinna, seal on mingi lapitehnikas vanamees pandud istuma. Ja see on nagu selline loomingele, mida kõik inimesed võivad teha või järgida. Ja selle suhtes on ka väga tore, ma arvan, et hernehirmutis annab selleks suurepärased võimalused praegu. Meie saade hakkab vaikselt läbi saama ja ma mõeldes teie kirjandusele ja loomingule otsisin siit ühe tsitaadi, kui ma tohin selle ette lugeda. Kõik rõõmsad ajad ning nukrad päevad kukuvad mälestuste kangaks. Iga eluhetk on imeline and. Kui peaaegu kogu tulevik on minevikuks saanud, tulevad head eluliiva inglid ja poetavad veel eluhelbeid lisaks. Et sa veel korraks võiksid imestada ja rõõmustada, et sinililled juba õitsevad ja et pääsukesed on kohal. Praegu on see täpselt õige hetk, kui sinililled õitsevad. Ongi. Ja see oli väga tore, et kui nüüd tuli see uus suur raamat välja, siis üks Viljandi matemaatikaõpetaja, Toomas Rähn oli seda lugenud ja nüüd ta ütles, meie tahame tulla, et oma terve klassiga noorte inimestega sulle appi ja talgudele ja tulevadki, nüüd on juba kuupäev kindlaks määratud, istikud metsa istutamiseks on tellitud ja makstud, nii et nad tulevadki puid istutama. Aga see ongi selline kontakt, mis tekib siis ühe raamatu kaudu. Aga mida ma tahtsin öelda, seesama Toomas, kes tuli rääkima nendest talgudest ja läbirääkimistele, tõi mulle metsast kohe sinililled, terve väikse kimbu ja pani. Nii et mul on juba metsast toodud sinililled just paar päeva tagasi olnud vaasis.
väga tore ja varsti võime soovida ka palju õnne sünnipäevaks. Aitäh. Aga aitäh, Anu Raud, selle väga meeldiva vestluse eest. Ja niisugune oli meie Raudsaare dialoogide rahvakunsti eri, kui nii võib öelda, loodus, kodu ja rahvakunst käivad koos, nii et kunst tõepoolest ilma naljata kuulub rahvale, kui see on rahvakunst, mida rahvas ise teeb. Ja nii et tehke kunsti, olge tublid ja käige imetlege sinililli. Kõike paremat. Järgmine nädal näeme taas.